Oled sa vahel kogenud, et tahaks rahulikult istuda, puhata, lugeda või filmi vaadata, aga ei saa. Mõte läheb kogu aeg tagasi tööasjade juurde. Või kuuled oma mõtteid endale etteheiteid tegemas. Sina istud siin, aga endal on veel eilseks lubatud aruanded koostamata ja homne esitlus pole ka veel läbi mõeldud. Vahel hakkab süda pekslema ning rinnus pigistab nii, et hirm tuleb peale. See võib olla viide algavale ärevushäirele. Minu lugu näiteks algas nii. Kui tunned ennast ära, siis tea, et sa pole üksi. Ärevushäired kogevad elu jooksul erinevate uuringute alusel 10–28% inimestest. Veel tõsisem lugu on depressiooniga. Maailma statistika ütleb, et iga 5. inimene põeb elu jooksul depressiooni. Eesti viimased uuringud nimetavad selle haiguse levimuseks 5,6%, mis tähendab teiste sõnadega 75 000 Eesti inimest. Kõik õige. Vaimne tervis on oluline ja selle eest tuleb hoolt kanda täpselt nii nagu füüsilisegi tervise eest. Minu lugu sai alguse 2015. aastal, kui ma kogesin omal nahal, mida tähendab ärevushäire ja tõsised paanikahood. Kõik lihtsalt ületöötamise tulemusena. Ja siis ma hakkasingi otsima lahendusi. Peab ju olema midagi, mida ma saan iseenda jaoks ära teha. Ja leidsingi. Pea meeles 5 vaimse tervise vitamiini. Esiteks, head suhted, sõprade, sugulaste ja kolleegidega. Teiseks, tasakaalustatud toitumine. Kellelegi ei tee liiga natuke rohkem juur- ja puuvilja. Kolmandaks, uni ja puhkus. Soovituslikult nii umbes 7–9 tundi ja kindlasti igal öösel. Neljandaks, liikumine. Parim oleks muidugi värskes õhus ja koos meeldivate kaaslastega. No ja ära siis lemmikut ära unusta. Ja 5. minu kõige suurem lemmik, meeldivad emotsioonid. Minu meeldivad emotsioonid sünnivad tihti siin, minu kunsti- ja hobitoas. Palun vaadake ringi. Põhimõtteliselt ma hakkasin eksperimenteerima erinevate kunstivormidega ja avastasin enda jaoks mixed media ehk segatehnikas kunsti. See on põhimõtteliselt lõputute võimalustega kunstiliik ja tähendab seda, et sa kombineerid mitut vahendit või tehnikat omavahel kokku. Lihtsalt kui nimetada mõned minu lemmiktehnikad, siis akrüülvärvide ja keelplaadiga mässamine, mis annab huvitavaid mustreid ja pilte. Eriti kui neid kiht-kihilt kokku kombineerida. Ja loomulikult on mitmeid mustriloomise vahendeid, šabloonide, templite ja kõikvõimaliku muu tavalise majapidamisobjektiga. No ma ei tea, kahvel näiteks, sellega saab jutte teha. Järgmiseks näiteks akvarellid on väga toredad ja akrüültindid ja alkoholitindid. Siis tekstuurpasta annab huvitavaid võimalusi reljeefsete pindadega katsetada. Ma olen enda jaoks täiesti taasavastanud hästi ära unustatud vana sulepeaga kirjutamise ja tindid, nii käsitsi kirjade kirjutamiseks kui ka tindiga joonistamise mõttes. Ja lõpetuseks minu viimase aja kõige suurem lemmik on Zentangle tehnika. Tõeliselt kihvt tehnika, millega saab luua eraldiseisvaid teoseid või siis lihtsalt mõne teise tehnikaga alustada ja joonistada taust sinna taha hoopis hiljem. Põhimõtteliselt saab sellega igaüks hakkama, kes pliiatsit suudab peos hoida, sest olgem ausad, joonistamisoskust pole siin vaja. Mustreid oskab juttidest ja lillekestest igaüks kokku panna. Zentangle on hästi kunstihobiga alustaja sõbralik, sest sisuliselt on sul vaja joonistuspaberit, tindipliiatsit ning harilikku ja kõik. Muu on juba soovituslik lisa. Ja see kõik on ainult algus. Suurte, ilusate ja meeldivate emotsioonide juurde. Millal sina viimati mõne kunstihobiga tegelesid?